Mina olen Sandra ja töötan Justiitsministeeriumis aastast juba 2008. Ehk suure osa oma noorest elust oleme veetnud andmekaitse õigusega. Ehk siis nii noor ma enam ei ole. Selle 10 aasta jooksul on päris palju muutunud. Et kui mina tööle läksin, oli just jõustunud uus isikuandmete kaitse seadus. Seda sai rakendatud mõnda aega ja 2012. aastal hakkas siis uue isikuandmete kaitse üldmääruste läbirääkimised. Mina olen siis osalenud mingi aja läbirääkimistes ja siis nüüd rakendamises. Praegu Eesti eesistumise raames tegelen peamiselt e-privaatsuse valdkonnaga ehk lisaks siis uuele isikuandmete kaitse üldmäärusele tuleb siis side valdkonnas ka uus direktiiv, mis käsitleb siis täpsemalt neid kommunikatsiooniandmete kasutust ja seal on läbirääkimised pooleli. Et sellest ma räägin loengu teises osas. Nüüd aga sissejuhatuseks isikuandmete kaitse üldmäärusest. Mida selle reformiga sooviti saavutada? Nagu Kärt ütles, siis maailm on muutunud ja 1995. aastal olid asjad teistmoodi, kui on praegu. Ehk suures osas on andmetöötlus elektrooniline ja isegi paberfotod on muutumas järjest haruldasemaks. Ehk tuleb siis ka andmekaitseõigus või tuli andmekaitseõigus viia kooskõlla siis digiajastu olemusega ja vajadustega. Mida see tähendab? See tähendab seda, et piiriülene andmetöötlus on tavapärane ja see piir ei ole Euroopa, vaid see toimub üle maailma. Ehk et me ostame näiteks kaupu Hiinast, seal töödeldakse meie isikuandmeid, me tellime raamatuid USA-st, Amazoni kaudu samamoodi. Me oleme Euroopa Liidu andmesubjektid ehk me tahaksime, et meie suhtes kohaldataks siis sarnaseid standardeid, millega me harjunud oleme. Kuidas seda saavutada, seda üritati käsitleda selles uues andmekaitse määruses. Reform puudutab nüüd meil siseriiklikult tegelikult horisontaalselt väga paljusid seadusi. Loomulikult esimene, mis tuleb täiesti ümber teha, on isikuandmete kaitse seadus, mis siis rakendab seda üldmäärust. Ja mis on suhteliselt õhukene, sest et määrus on otse kohalduv ja kui on mingi küsimus, tuleks vaadata määrust. Teine on direktiiv, mis võetakse üle selle sama uue seadusega ja sellest räägitakse siis täna päeva teises pooles. Aga ei saa mainimata jätta pangandust, kindlustust, tööõigust, mis iganes sotsiaalvaldkond, kõiki eri valdkondi, kus täna on isikuandmete töötlemise erinormid. Ja kindlasti puudutab see ka paljusid lepingulisi suhteid, sellepärast, et kus on reguleeritud siis kas kliendi ja teenuseosutaja või siis tööandja ja töötaja suhted ja nende vahel näiteks andmevahetus või näiteks töötaja jälgimine ja nii edasi, et ka võib-olla need siis lepingulised suhted vajavad mingis ulatuses ülevaatamist. Ehk et reformi ulatus on väga lai ja me isegi tegelikult oleme alles poolel teel vaatamaks, et mida kõike tuleb üle vaadata ja muuta ja kindlasti jätkub see töö siis ka pärast 25. mai saabumist. Mis oli selle reformi eesmärk aga Euroopa Liidu tasemel? Nagu te võib-olla kuulnud olete, siis põhiõiguste hartas on olemas eraldi põhiõigus isikuandmete kaitse osas. Ehk kui meie oleme harjunud oma põhiseaduses isikuandmete kaitset siis defineerima läbi eraelu kaitse, ehk et isikuandmed on osa meie eraelust, ja siis igal konkreetsel juhul toimub kaalumine, kuivõrd suures ulatuses meie eraelu saab riivata, siis Euroopa Liidu tasandil on see kaalumine natuke teistmoodi, sest isikuandmed a priori on kaitstud. Ehk mingis mõttes on siin natuke erinevad võib-olla väärtushinnangud, et see kaitsetase sealt poolt
on võib-olla meile harjumuspäraselt kõrgem, kui me oleme harjunud. Aga nii see on, et kuna on üldmäärus, siis on ka meil sellised väärtushinnangud alates maist ja võib-olla mingis valdkonnas see on kummaline, aga iseenesest teistpidi jällegi väga õigustatud. Euroopa Liidu toimimise leping siis võimaldab luua ühtsed andmekaitsereeglid Euroopa Liidu pädevuses olevates valdkondades ja seda siis ka tehti, ehk et ühtlustati Euroopa tasemel näiteks ettevõtete vahelise suhtlus, nad ei pea igakordselt enam igas riigis lube taotlema, et siin võib näha palju positiivset nende ettevõtete osas, kes nagunii toimetavad piiriüleselt või kes on asutatud mitmes liikmesriigis. Need, kes toimetavad ühes riigis, neile võib mingis ulatuses seda halduskoormust tegelikult juurde tekkida. Asja eesmärk, aga isiku seisukohast oli ikkagi kaitsta füüsilise isiku andmeid tugevamini. Et e-privaatsuse puhul, millest ma hakkan natukese aja pärast rääkima, on asjad teistmoodi, sellepärast et seal me kaitseme ka juriidilise isiku side konfidentsiaalsust. Ehk et siin on väike erinevus, aga sinna me jõuan. Ja kogu reformi eesmärk lisaks oli siis ka soodustada majandustegevust ja andmete vaba liikumist, et kõrvaldada need põhjendamatud takistused. Kuidas see asi praktikas realiseerub ja kas see tõesti neid tõkkeid kõrvaldab, seda ma ootan huviga. Mis on aga sisuline kohaldamisala, et missugustele töötlemistoimingutele GDPR-i kohaldatakse? Kohaldatakse siis, kui on täielikult või osaliselt automatiseeritud töötlemine ehk elektrooniline, näiteks. Kui töödeldakse andmekogumit ja see ei pea siis olema osaliselt või täielikult automatiseeritud. Nüüd natukene võib rääkida ka kohaldamisala laiendamisest selles osas, et isikuandmete mõiste muutub võrreldes siin olemasolevaga. Et isikuandmed on tulevikus ka näiteks IP-aadress või siis asukoha tunnused. Keda see mõjutab, see võib eelkõige mõjutada muidugi sideettevõtjaid, aga ka on olnud näide näiteks korteriühistus, kellel on ühine IP-aadress, kellel on siis võetud üks teenusepakkuja kõikide korteriomanike peale. Et kuidas sealt siis kuidas seda IP-aadressi töödelda ja kuidas sealt tagant tuvastada, et kes on see tegelik kasutaja. Nüüd, mis on jällegi positiivne, on see pseudonümiseerimine ja anonümiseerimine, mis on sisse toodud siis uue isikuandmete kaitse määrusega. Tänases X-is võib rääkida mingil määral kodeerimisest, aga nii palju, kui ma olen uurinud, siis seda praktikas väga ei kasutata. Ühesõnaga, pseudonümiseerimine on siis selline tegevus, kus isikustada võivad andmed lahutatakse nendest isikustamatutest andmetest. Ehk näiteks lahutatakse minu nimi minu isikukoodist. Tõmmatakse elektrooniliselt või tehnoloogiliste lahendustega sinna sein vahele ja töödeldakse näiteks ainult isikukoode. Või mingid muud numbrid või tunnust, mis mind iseloomustavad. Oluline on see, et alles jääb võti, ehk et hilisemalt on võimalik näiteks neid analüüsi tulemusi tagasi pöörata. See on pseudonümiseerimine. Anonümiseerimine on see, kui minu nimi kustutatakse jäädavalt. Ehk töödeldakse ainult isikustamata andmeid. Ja isikustamata andmete töötlemine ei ole selle määruse kohaldamisalas. Ehk kui on vaja teha näiteks analüüse, statistilisi ülevaateid ärilistel eesmärkidel, siis me saame soovitada, et andmekaitseliselt oluliselt lihtsam on teha neid anonümiseeritud või pseudonümiseeritud kujul, kui see on tehnoloogiliselt võimalik. Siseriiklikest reeglitest ma eri valdkondades iseenesest rääkisin, et kui teil näiteks on küsimusi, siis ma võin ka jooksvalt vastata neile.
Nüüd järgmine teema on territoriaalne kohaldamisala. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kes lähevad selle määruse kohaldamisalasse. Ja kui te nagu te slaidilt võite lugeda, siis põhimõtteliselt kogu maailm on hõlmatud selle uue isikuandmete kaitse määrusega. Kuidas see juriidiliselt võimalik on, jällegi ette ei tea ja kuidas see jõustamine käib, saab praktikas näha, aga idee on olnud selles, et kui ma olengi see Hiina ettevõtja, kes jooksvalt ja püsivalt pakub kaupu ja teenuseid Euroopa Liidus elavale andmesubjektile, siis tema peaks tegelikult Euroopa Liidus endale määrama esindaja, kelle kaudu oleks siis võimalik andmekaitselisi nõudeid esitada. Ja tema peab alluma sellele uuele isikuandmete kaitse määrusele. Kui see tegevus ei ole püsiv ja on selline ühekordne või juhuslik, siis seda tegema ei pea. Aga selle sättega tegelikult on üritatud siis püüda kõiki neid suuri, kes tegelikult nagunii on Euroopas juba ka asutatud või esindaja endale määranud, aga suuri tehnoloogiaettevõtteid nagu Google või keegi selline. Sama on andmesubjekti püsiva jälgimisega, et kes seda praktiseerib, siis Euroopa Liidu kodanike suhtes peaks samamoodi endale esindaja määrama. Ehk et siis ta automaatselt peab rakendama ka neid GDPR-i standardeid. Juriidilise isiku ehk siis selle vastutava või volitatud töötleja seisukohast lähtutakse, et mis on tema peamine asukoht, eks ju, milliseid reegleid täpselt rakendada, lähtutakse juhatuse asukohast. Ja paljudel Eesti ütleme suurematel ja just pangandussektorit saab näiteks tuua ettevõtetel see juhatuse asukoht ei ole Eestis. Ehk siis peaks justkui lähtuma siis kas Rootsi või Taani näiteks nendest spetsiifilistest andmekaitsereeglitest. Küll aga on siis sellest juhatuse asukoha reeglist erand, mis räägib peamisest töötlemistegevusest, et kui töötlemistegevus kui selline ja töötlemistegevuse olemus määratakse Eestis, siis ikkagi rakendatakse Eesti reegleid. Miks see on oluline? Hiljem täna ma eeldan, et te räägite ka vaidlustamisest mingil määral, et siis vaidlustamise osas, et kuhu andmesubjekt peab pöörduma ja millisesse kohtusse ta peab pöörduma. Et ettevõtja seisukohast tuleks pöörduda juhatuse asukoha kohtusse teatud juhtudel. Aga ma usun, et sellest te räägite täpsemalt võib-olla pärast. Nüüd edasi. Tasub ka ära märkida, millal seda üldmäärust ei kohaldata, ehk et tegevused, mis jäävad selle määruse kohaldamisalast välja. Eelkõige siis need, mis ei ole Euroopa Liidu pädevuses, on kaitse ja julgeoleku valdkond, siis ka isiklik ja kodune tegevus, ehk need samad pildialbumid, perekonnasisene suhtlus, kõik see ei ole siis üldmääruse kohaldamisalas. Siis andmete töötlemise osas süütegude tõkestamise ja nii edasi valdkonnas, ehk me nimetame seda politsei direktiiviks tegelikult, mis kohaldub õiguskaitseasutustele. See ei lähe samuti üldmääruse kohaldamisalasse ja selle kohta on eraldi direktiiv, millest ka Eestis tekib seadus. Ja ei kohaldata siis eri valdkondades, kus on eriõigusaktid ja selline siis tekib nende sideandmete valdkonnas samuti. Ja me jõuamegi sujuvalt sideandmete valdkonda ja võib-olla kõige rohkem seda valdkonda tuntakse selle järgi, et sealt tuleb spämmi regulatsioon. Ehk see, et ma pean andma oma nõusoleku, et saada otseturunduslikke teadaandeid, kui ma olen füüsiline isik. Tegelikult me jõuan selleni, aga need kaks valdkonda lüüakse lahku ja see läheb päris keeruliseks eristada, et kui toimub sidevahendite kaudu, kahjuks läheb veel keeruliseks. Aga ma üritan seletada, et
Kui toimub sidevahendite kaudu spämmi edastamine, siis see läheb e-privaatsuse kohaldamisalasse, kui teile paberil spämmi edastatakse, siis läheb GDPR-i alla. Otseturunduslike teadaannete osas vastuväidete esitamine tõesti on GDPR-is ja see praegu tekitab e-privaatsuse läbirääkimistel ka probleeme. Aga mida taheti saavutada selle uue e-privaatsuse määrusega, oli siis see, et viia lõpuni andmekaitsereform ka sidevaldkonnas. See ei ole praegu lõppenud, et läbirääkimised on pooleli ja kuna seal on osutunud ikkagi see väga keeruliseks need lahendused, siis ausalt öeldes ma ei oska prognoosida, millal need läbirääkimised võiksid lõppeda. Nüüd, milles siis õiguslik probleem seal seisneb? On üldõigusakt GDPR ja on eriõigusakt e-privaatsus. Ei ole midagi selles mõttes keerulist, et ka Eestis on olemas üldkohalduvaid õigusakte ja erisusi tegevaid õigusakte. Küll aga on seal siis see, et e-privaatsuse kohaldamisala on laiem kui GDPR-i kohaldamisala. E-privaatsus kohaldub nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele ja ta on siis loodud teisel alusel. Tema loomise alus ongi eraelu ja sõnumisaladuse kaitse ehk artikkel 7 Euroopa sellest põhiõiguste hartast. Seevastu GDPR-il oli artikkel 8 ehk isikuandmete kaitse. Ja praegu ongi jõutud siis selleni, et füüsiliste isikute osas on e-privaatsus eriõigusakt ehk kui tehakse erand, kohaldub e-privaatsus ja kõiges muus ulatuses kohaldub GDPR. Aga füüsiliste või juriidiliste isikute osas on siis e-privaatsus ise eraldiseisev üldõigusakt, sest et me ei saa hakata juriidilistele isikutele kohaldama siis täies ulatuses andmekaitseõigust, mis on muidu mõeldud füüsiliste isikute kohta. Ehk see nagu ei ole loogiline, sest et siis me peaksime hakkama rääkima tema kodusest ja eraelust ja mis iganes, et see kaitse oleks ebaproportsionaalne. Aga palju läbirääkimisaega siiski vajab see, et mis ulatuses näiteks andmesubjekti õigusi võiks sidevaldkonnas rakendada juriidiline isik. No kas või näiteks vastuväiteid esitada. Ja siin ongi siis kohaldamisala näide, et lisaks juriidilisele ja füüsilisele isikule tänase seisuga peaks e-privaatsus rakenduma ka M2M suhtlusele ehk machine-to-machine sidele. Mis see siis on? Ma ei tea, mõned on kursis, võib-olla mõned ei ole, ehk näiteks traktor, kes töötab põllul, saadab siis signaale oma bensiinijaamale, et ma hakkan tühjaks saama ja läheb siis sinna tankima, eks ju. Siia otseselt inimene ei sekku, aga tegu on sidega ja argument siis seda sidet kaitsta on see, et sideoperaator ju ei näe side sisse ja ta ei peaks ka sinna vaatama, kelle vahel see side toimub. Järelikult me ei saa eristada seda M2M-i tavalisest sidest juriidiliste või füüsiliste isikute vahel. Aga jällegi, see on üks vaidluskoht, eks ju. Nagu järjest enam räägitakse tehisintelligendist, kes täiesti iseseisvalt neid sõnumeid saadab, ta ei ole ette programmeeritud võib-ollagi mingis ulatuses, aga see on tuleviku muusika. Nüüd isikuandmete kaitse üldmääruses on selline suur kontseptuaalne osa õiguslikud alused, millal saab isikuandmeid töödelda. Ja samamoodi on selline kontseptuaalne osa e-privaatsuses. Ja siin on nüüd täiesti löödud lahku, need on kaks erinevat asja. Et kui sidevaldkonnas ei saa isikuandmeid töödelda üldmääruse alusel ja sealt üldmäärusest ei tulene ka lisaks mingeid aluseid, et neid koosmõjus kohaldada. Ma ei tea, kas siin täna on sidevaldkonnaga tegelevaid inimesi või puutuvaid sinna, et see võib-olla läheb liiga spetsiifiliseks.
aga lihtsalt siis teadmiseks, et e-privaatsuses luuakse täiesti eraldi õiguslikud alused ja üldmäärust ei vaadata. Et kõik, mis on seal, on kohaldatav ja rohkem juurde mõelda ei saa. Ehk siis me ei saa sidevaldkonnas rääkida eriliiki isikuandmetest, me ei saa seal rääkida nii-öelda lihtisikuandmetest, meil ongi elektroonilise side andmed, mida kaitstakse siis tegelikult võrreldes need 3 kategooriat, lihtisikuandmed, eriliiki isikuandmed ja sideandmed, siis sideandmetel minu hinnangul on kõige kõrgem kaitsekategooria. Sellepärast, et isegi neid eriliiki, näiteks terviseandmeid saab lihtsamatel alustel töödelda. Erilise kaitse all on sõnumi sisu ja tegelikult see on ka meie põhiseaduses nii, et sõnumi sisu ei ole tavapärase eraelu kaitse all, vaid tema jaoks on siis eraldi põhiõigus ja põhimõtteliselt sõnumi sisu ei tohi siis keegi vaadata, välja arvatud kohtuloal, eks ju. Teine lugu on metaandmetega ja metaandmed ei ole nii kõrgelt kaitstud, kui need just ei ole sõnumi osaks. Õiguskirjanduses neid loetakse üldiselt eraelu kaitse alla minevaks. Nüüd jällegi, siin on erinevad koolkonnad. Ja ma arvan, et nende õiguslike aluste puhul on veel oluline mainida seda, et e-privaatsus kohaldub siis olukorras, kus sõnum on teel. Ehk tegelikult väga väike murdosa sekund. Ehk sa ei tohi vahelt haarata sõnumit. Kui sõnum on kätte toimetatud ja isiku valduses, ehk et seda on võimalik muuta, kustutada, parandada, vaadata ja nii edasi, siis justkui e-privaatsuse kohaldamisala peaks olema lõppenud. Vaidlus on nüüd metaandmete osas, sest metaandmed ei liigu väidetavalt, vaid nad tekivad siis sideseansi alguses ja sideseansi lõpus. Ma jõudsin kuidagi liiga kiiresti lõpuni, aga ma ootan siis küsimusi, kui teil on. Ütleme, postiseadusele GDPR kohaldub, eks ole, selle tavalisele postile. Kohaldub. Et see vanakoolipost siis jätkab sellega ja ütleme, et kui postiseaduses on öeldud, eks ole, et andmed koguda ja töödelda siis õigusaktidega sätestatud korras, siis GDPR-ist tulenevalt me peaksime, eks ole, täpsustama, et mis need eesmärgid siis ikkagi on. Et selline üldsõnaline asi päris ei sobitud, eks ole. Nojah, sõltub jah. Kui kirja pealt hakata aadressi maha kirjutama, siis vajaks see kindlasti rohkem aluseid. Et ma ei tea posti valdkonda nii hästi, et mis seal täpselt töödeldakse, aga tõenäoliselt adressaat on üks olulisemaid andmeid. Aga kui sõnum on kohale, siis siis temast saab üldmäärus, jah. Kui ta on jõudnud teie lõppseadmesse ehk näiteks mobiili on seal salvestunud, siis peaks hakkama kohalduma üldmäärus. Aga sellele, et kui keegi näiteks võtab teie sellest mobiilist andmeid, ehk näiteks tahab teha tarkvara uuendust ja vajab selleks mobiili sisu, siis seal tuleb jälle on e-privaatsuses erireeglid, kuna see on jällegi nii karm tegevus, et seal peaksid olema erireeglid. Aga põhimõtteliselt see, mis sa ise oma sõnumitega edasi teed, on GDPR ja keegi kolmas näiteks WhatsAppi vestluses või midagi. Minu telefoni lahti muutamine politsei poolt, see on selle sama tasemel politseidirektiiv. Seal on politseidirektiiv lahti muukimine, võib-olla ka e-privaatsus, sellepärast, et sealt võetakse ebaseaduslikult andmeid mobiili seest, eks ju. Et jah, see sõltub nagu konkreetsest kaasusest. Politsei poolt lahti muutmine on kriminaalmenetlus. Politsei poolt küll, aga kellegi teise poolt. Kriminaalmenetlus läheb selle... Ei läheb kriminaalmenetlus on täiesti erinevad. Ta läheb selle direktiivi alla, kuna direktiiv kohaldub. Ei lähe direktiivi alla. Kriminaalmenetlus on täiesti erinevad.
direktiiv ei ole soovituslik, ta võetakse üle Eesti seadusega ja ta muuhulgas hakkab kohalduma ka kriminaalmenetlusele. See tähendab seda, et need normid lähevad kriminaalmenetluse seadustikku, kuidas isikuandmeid töödelda. Ei ole kellegi, teil on? Ma tahtsin küsida sellist asja, et te juhtisite siin alguses tähelepanu sellele, et teete näite, kui Hiina tootja soovib siis müüa või turustada siis Euroopasse oma toodangut üle neti, et siis ta peaks omama siis Euroopas püsivate juriidilisest isikust esindajat. Et mis selle mõte, mis selle põhimõtte eesmärk on? Kas see juriidiline isik on siis mingisugune subjekt, kellele siis mingid nõudeid esitada või mis selle asja nagu sisuline mõte on? Mõte on tõesti see, et oleks kellegi osas järelevalvet teostada, aga ma kohe ütlen, kes see esindaja peab olema. Ta ei pea olema juriidiline isik, ta võib olla ka füüsiline isik. Ja täpsemalt te saate vaadata üldmääruse artiklit 27, kus on esindaja osas siis kirjas nõuded, aga mõte on see, et on siis kirjalikult volitatud esindama seda väljaspool Euroopa Liitu asuvat vastutavat või volitatud töötlejat. Ja tal on siis need kohustused järgida, et andmekaitse reegleid täidetaks. No põhimõtteliselt, kelle vastu saaks nõuet esitada, see on mõte. Te ütlesite, et eraldi käsitletakse piiriülest justiitskoostööd. Kas te olete selles valdkonnas ka, kellega selles valdkonnas ühendust võtta? Justiitskoostöö, te peate silmas politsei koostöö? Piiriülest koostööd, infovahetus. Ütlesin, et selle kohta tuleb eraldi regulatsioon. Jaa, see on see direktiiv. Kärt, kas me räägime direktiivist täna eraldi? Ma pigem küsisin, kellega ühendust võtta. Jaa, ma arvan, et te võiksite võtta ühendust kas Liis Spielbergi või Julia Antonovaga. Et jah, et see koostöö on kindlasti osa Krõmsist, aga ma täpselt ei oska öelda, kuidas. Aga suur tänu teile ja ilusat päeva jätku. Ja kui on küsimusi, siis kirjutage.